Head järvamaalased, austatud külalised. Õnnitle teid kõiki Eesti Vabariigi 93. aastapäeval. 24. veebruar 1918 on Eesti ajaloos erakordne daatum. Iseseisvusmanifestiga kuulutati Eesti iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks. Nähti ette Asutava Kogu valimised, kehtestati kodanikuvabadused, vähemusrahvuste kultuuriautonoomia ning nähti ette maa- ja rahareformi läbiviimine. Seega tehti valik tulevase riigikorra suhtes. Demokraatlik parlamentaarne vabariik. Nendele põhimõtetele jäime kindlaks ka siis, kui saime võimaluse oma iseseisvust taastada. Eesti riigi kodanikud ehitavad oma riiki üles teist korda. Ka esimest korda oma riikluse müüriladudes polnud meil aega õppida seda tähtsat tööd kauem kui paarkümmend aastat. Nii ka praegu. Kas oleme oma teistkordses ülesehitustöös kaugemale jõudnud? Kunagistest tegemistest õppust võtnud? Milliste kaaludega kaaluda meie tegusid? Oleme palju suutnud. Taastanud veretult oma iseseisvuse, rajanud riiklikud institutsioonid, ümber kujundanud riigi majanduse, kultuuri, hariduse, meditsiini ja teised tähtsad valdkonnad, liitunud NATO ja Euroopa Liiduga, võtnud kasutusele Euroopa ühisraha. Kindlasti on seejuures ka eksitud. Kindlasti oleks saanud mõndagi paremini, kiiremini, valutumalt teha, kuid ärgem unustage, et praegused põlvkonnad ehitavad oma riiki üles esmakordselt. Seetõttu võib andeks anda ka vead. Kes läheb esimesena ja on teerajaja, sellele kujunevad vastused ja lahendused alles teel oldud aja jooksul. Eesti riik ei saa valmis päeva ega aasta ega 10 aastaga. Eesti Vabariigi ülesehitamiseks läheb kauem aega, sest meie, selle riigi kodanikud ei rahuldu keskpärase riigiga. Armastus oma maa vastu paneb meid püüdlema täiuslikkuse poole, otsima paremaid lahendusi. Eesti Vabariik on kui maal, mille kunstnikud, need oleme meie kõik, lisab aina uusi värve ja pintslitõmbeid, muutes maali täiuslikumaks. Eesti riigi kodanikud soovivad ja loodavad, et riik saaks kiiresti valmis, et siis tunda rõõmu ja rahulolu oma riigis elamisest. Aga kes peaks meile selle täiusliku riigi rajama, kus kõigil oleks õnn ja rõõm elada? Need ehitajad oleme meie ise. Tänase ja homse Eesti Vabariigi kodanikud. Kes hoolib riigi eest, kui seda ei tee tema inimesed? Kes künnab ja külvab, kes kasvatab ja õpetab, kes ravib ja ehitab, kes armastab oma maad nii, nagu ei keegi teine? Tänan kõiki järvamaalasi, kes on oma igapäevatööga aidanud Eesti riiki tugevamaks muuta. Tänan teid sellegi eest, et te pole läinud võõrsil õnne otsima, vaid olete koos kaasmaalastega püüdnud aidata oma riigil rasketest olukordadest välja tulla. Kui me ei andnud väsimusest alla okupatsioonides, ei saa me murduda omaenese iseseisvuse, omaenese riigi eest seistes. President Lennart Meri on öelnud: venestamisaastatel õppisime oma rahvust hoidma, õppigem nüüd ka riiki hoidma. Oma riigi eest vastutame kõik koos ja igaüks eraldi. Veebruaris 2011 võime öelda, et halvim on möödas ning riigi majandus hakkab jälle tasapisi tõusuteed käima. Majandusraskused ei jätnud puudutamata ka Järvamaa ettevõtteid, kuid suurtest pankrottidest me oma maakonna puhul rääkida ei saa ning see teeb rõõmu. Järvamaa ettevõtted säilitasid töökohti nii palju kui võimalik, pakkudes inimestele tööd ja leiba. Tänan selle eest kõiki maakonna ettevõtjaid. Viimaste aastate vältel suurenenud tööpuuduse kõrval on selgesti tunta ka vastupidine tendents. Teatud valdkondades on puudu töökätest. Riik, kelle majandussammud tõusuteed, vajab haritud ja motiveeritud töötajaid. Parema äraelamise nimel töötavad meie inimesed palju, sageli üle oma võimete. Töömahtu ei saa ka lõputult suurendada. Kui tahame tulemuslikult konkureerida mis tahes valdkonnas,
peame otsima innovaatilisi lahendusi. See toob kaasa vajaduse tulevaste töötajate haridustaseme tõstmiseks ja väärtushinnangute muutmiseks. Hariduse kvaliteet on üks olulisemaid riiklikke prioriteete, sest Eesti edu võti peitub Eesti Vabariigi kodanike hariduses. Eestimaal on alati haridusest lugu peetud ja hariduse poole püüeldud. Tundub, et mida raskem on juurdepääs haridusele, seda hinnatum see oli, seda kirglikumalt ihaldati harituks saada. Paljude põlvkondade jaoks tähendus ju kooliharidus ühtlasi ka kergema elu juurde pääsemist. Milles seisneb hariduse ja harituse mõte tänase Eesti Vabariigi kodanike jaoks? On see eneseteostuse või eneseõpitamise vahend? On see sisemine sund või pragmaatiline paratamatus? Kelle või mille jaoks me õpime? Kas oskame oma lõputute haridusreformide käigus seada sihiks lihtsa tõe? Õpime elu, mitte kooli tarvis. See tarkus on tegelikult pärit juba vanadelt roomlastelt, kuid kehtib tingimusteta ka täna. Riikliku haridusstrateegia nurgakivi võiks sõnastada ka nii. Me ei valmistu mitte tänaseks, vaid homseks päevaks. 21. sajand saab meie ette kohustuse õppida kogu elu uusi oskusi eriala. Kuna teadmised vananevad kiiremini, kui me neid omandada suudame, muutub järjest olulisemaks oskus teadmisi hankida ja neid kasutada. Meie haridussüsteem on üle minemas uutele riiklikele õppekavadele, mis kujundavad õpilaste väärtushinnanguid. Põhihariduse ja gümnaasiumihariduse alusväärtusena tähtsustatakse nii üldinimlikke kui ka ühiskondlikke väärtusi. Eesti kod on alati kasvatanud lapsi üldinimlikest väärtustest lähtudes. Ausus, hoolivus, õiglus, aukartus elu vastu, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu on olnud eelnevate inimpõlvede kasvatuse alustala. Head järvamaalased, head Järvamaa emad ja isad, jätkakem seda traditsiooni. Olgem ise oma lastele eeskujuks, kasvatagem lapsi nii sõna kui ka teoga. Puhta kodu, puhtad põhimõtted aitavad uutel põlvkondadel kujundada eetilist ja kõrget väärtushinnangut. Just Eesti kodu on see, kus saab hingehariduse alguse. Igaühel meist lasub kohustus muuta oma riik, oma kodumaakond ja kodukoht paremaks, teha natukene rohkem kui peab. Täna anname Järvamaa vapimärgi Kalev Aunale, mehele, kes on aastaid seisnud Järvamaa arengu eest. Kuigi töökohustused on viinud Kalev Auna Järvamaalt kaugemale, on ta alati leidnud võimaluse kodumaakonda toetada, Järvamaa arenguks võimalusi luua. Täna on siin saalis palju tublisid Järvamaa inimesi, kes on oma tegevusega olnud teistele eeskujuks. Järvamaad tunneb uhkust meie noorte elupäästjate üle. Tänan teid, Hanna-Maria Puhke ja Merika Lamägi. Oma otsustavuse ja julge tegutsemisega päästsite inimese elu. Tänan Poolas ja Moldovas üleujutuspiirkonnas loodusõnnetuse tagajärje likvideerimisel käinud Eilo Eismäed, Risto Heina, Valeri Ivanovi, Pavel Ivanovi ja Anatoli Ivanovi. Meie tulevik on meie andekate noorte kätes. Tänasele pidulikule vastuvõtule on kutsutud Koigi põhikooli õpilane Anette Samler, kes pälvis Helgi Tohvelmanni nimelise parima põhikooli õpilase preemia ning Siim Sisas Türi majandusgümnaasiumist, kellele kuulub sellel aastal esmakordselt välja antud andeka gümnaasiumiõpilase stipendium. Loodame kuulda teie tublidest saavutustest edaspidigi. Järvamaal on palju andekaid noori, kellele tuleb vaid anda võimalus tiivu sirutada ja lendu tõusta. See, et elame maakonnas, kus pole nii palju võimalusi eneseharimiseks kui suurlinnades, ei tohi saada meie noorte jaoks takistuseks. Kindlasti on võimalik palju head korda saata ka väiksemate võimalustega. Tänan Kaie Kõrbi, kes valis oma balletistuudio üheks õppekohaks Paide kultuurikeskuse, luues ka Järvamaa lastele võimaluse selle kauni kunstiliigiga tegeleda. Ootame, et Kaie Kõrbi algatus leiaks järgijaid.
2011. aasta on Euroopas kuulutatud vabatahtlikuks tegevusaastaks. Siin on kõikidel Eesti Vabariigi kodanikel võimalus näidata, et nad hoolivad oma riigist, oma maast ja rahvast, aidates vabatahtlikuna seal, kus abi vajatakse, ollakse ühtlasi toeks ka riigile. Vabatahtlike tegevus aitab edendada kohalikku elu külas, vallas, linnas. Väärtustades vabatahtlike tegevust, muudame tugevamaks oma seltsid, ühingud, ühendused. Seega muudame tugevamaks oma riigi. Loodan siiralt, et 2011. aastal jõuavad paljud inimesed mõistmiseni, et alati ei pea saama, palju parem on anda. Eesti Vabariigi kodanikuks olemine ei ole üksnes eelis elada vaba rahvana vabal maal. See tähendab ka võimalust ja kohustust osaleda oma riigi arengus. Võimalus väljendada oma seisukohti ja anda hinnang senisele arengutele. Sealjuures poliitikute tegevusele avaneb pealgi meil võimalus Riigikogu valimistel. On väga tähtis, et kõik kodanikud mõistaksid. Valimistel osalemise kaudu saab kodanik mõjutada riigi ja valitsuse, aga ka iseenda käekäiku. President Lennart Meri on öelnud, valimised on demokraatia ja iseseisvuse eksam, ka iseseisva mõtlemise, iseseisva tahte kullaproov, mille abil igaüks teist saab kujundada ühiskonda. Küsige enda käest, millisena tahate Eestit näha 4, 10 või 50 aasta pärast ja seejärel valige välja see mees või naine, kes ausalt ja omakasu püüdmatult kaitseb riigimehelikult meie kõigi liitunud huve Toompeal. Niisiis, hinnake poliitikuid nende tegude järgi ning kaaluge nende tegusid seaduste ja eetika kaaludega. Ärge laske end uinutada populistlike lubadustega, mille täitmine pole reaalne ning hoiduge mõtlemast ainult tänasele päevale. Eesti riik vajab ka homset. 93-aastane riik on alles suhteliselt noor. See tähendab, et me päevad on veel ees. Kuidas oma tulevasi päevi mõistlikult kavandada, kuidas rajada selline riik, nagu me oma unistustes näha soovime, see on meie tarkus, ühtehoidmise, usalduse ja kokkulepete küsimus. Paul-Eerik Rummo on oma värssides sõnastanud kreedo, mida aeg-ajalt tasub meelde tuletada. Me hoiame nõnda ühte, kui heitunud mesilaspere. Me hoiame nõnda ühte ja läheme läbi mere. Ja läheme läbi mere, mis tõuseb me tige vastu ja läheme läbi mere ja muud me ei vaja tuge. Ja muud me ei vaja tuge, kui üksteise selged õlad. Ja muud me ei vaja tuge, kui ühised rõõmsad võlad. Kui ühised rõõmsad võlad, mis üheskoos tuleb meil kesta, need ühised rõõmsad võlad, neid meri ei saa meilt pesta. Head iseseisvuspäeva, daamid ja härrad.